and a light into our path. We're going to sing these words together tonight. You sing after me. Your word is a lamp unto my feet. Sing it. Tere kallid sõbrad, vot selline võimas teenistus ja sõna ka teile täna ja ma arvan, et enda eest kõneleb ka see, et on nii palju inimesi siin koha peal olnud ja mitmed, kes tõesti ka läksid ette, kui altarikutse tehti. Võimas ülistus on käimas, hea meel, et te saate osa ka sellest ja vahepeal lülitame jälle edasi-tagasi selle vahelt. Aga mina katsun jälle üles leida need inimesed, natuke kuulda emotsioonidele kohta, et mis siin on. Ja nii kihvt oli see, et täna tuli ja võttis just nimelt minul hõlmast kinni minu kooli üks õpilane, kes on täna siin. Ja oli siin ka eile, nii et tere, kuidas on sinu nimi? Mu nimi on Teresa. Tere, Teresa. Ja me oleme praegu Pilliraadioga laivis ja ma tahan sult küsida lihtsalt 2 küsimust. Et esiteks, et kuidas sina üldse kogu selle ürituse vältel ennast tundsid? Kas sulle see meeldis või mis sa arvad sellest? Mulle väga meeldis, et see on väga võimas, et see on väga-väga palju inimesi ja väga tuttavaid ka palju. Ja ka inimesi, nagu kelle hakkasin tundma, sain sõpradeks inimestega ja väga võimas on. Nii tore. Ja ma tahan küsida teise küsimuse sinult veel. Ja see on see, et kuhu sa nüüd lähed edasi? Mis saab edasi? Kas siin muutus midagi sinu jaoks või see, kuhu sa lähed nüüd siit edasi ja mis on siin nädala aja pärast ootab vaheaega kõik muu, aga mis hakkab edasi saama sinu elus? Ma palus seal, kus oli eespälve, siis ma palusin Jumalalt, et ta tuleks tõesti mu ellu ja et ta räägiks minuga ja et ma saaks tunda ja kogeda teda ja lihtsalt elada ta sõna järgi ja olla temaga. Suurepärane, Teresa, aitäh sulle ja õnnistatud õhtu jätku sulle. Teile ka. Aitäh, Teresa. Nägemist. Vot, süksed lood. Ja ma ei tea, kuidagi nii rõõmsaks lihtsalt teeb südame selle, et sa mõtled, liigud, räägid ja järsku äkki lihtsalt juhtub see, et su enda kooliõpilane, keegi, kellega sa nagu argipäevast puutud kokku, tuleb sinu juurde ja ütleb, et tere, et kas sa ei tunne mind ära, et ma käin sinu koolis. Ja siis ta annab sellise tunnistuse, et jaa, et täna ma palusin Jeesuse ja Kristuse enda ellu. Vapustav, kallid sõbrad, see on vapustav, mis toimub meie kooli noorte seas. Aga natuke aru saada sellest, et kas sellel on ka mingi märgilisem, suurem tähendus, siis ma tahan enda kõrvale kutsuda ühe isiku ja natuke uurida temalt ühte küsimust ja ma lubasin seda teile eile, kallid sõbrad, et ma võtan ühe isiku siia juurde ja selleks on Allan Kroll. Allan Kroll, tere! Tervist! Rõõm sind tervitada, Allan, ja Pilliraadioga me oleme eetris ja mul eile tekkis tegelikult 2 küsimust, kus ma teadsin, et kui mitte kõige tugevam piibliõpetlane teoloog Eestis, siis üks nende seast sa oled kindlasti minu isiklikust arvamust ja ka mitmelt, et teistelt olen seda kuulnud, siis Allan, ma küsin sult sellise küsimuse, et mida piibli kontekstis üldse tähendab termin ärkamine? Kas see üldse on mingisugune päris asi või kas see on mingi pseudoasi, mille oleme meie inimestena välja mõelnud? Piibel ärkamisest räägib ikkagi päris palju. Paulus ütleb, et nüüd on aeg unest ärgata ja mida see ärkamine eeldab on see, et vahel me oleme magama jäänud. Ja sellest räägitakse piiblis nii Vanas kui Uues testamendis, võib-olla mitte täpselt selliseid termineid kasutades, aga kui me vaatame Vanas testamendis, terve Iisraeli ajalugu on selline uinumine, ärkamine, et kui meie loeme nendest seal Vana testamendi reformidest, siis me võib-olla ei seosta seda ärkamisega, aga tegelikult need on täpselt need samad asjad, mida me Uue testamendi ajal nimetame ärkamiseks. Et Iisrael mingi aeg käib koos Jumalaga, nagu kohtumõistjate raamatus näiteks öeldakse, et siis kerkib uus põlvkond, kes midagi ei teadnud Jumalast, tema imedest läksid eemale, hakkasid ebajumalaid teenima ja siis Jumal saadab kellegi kohtumõistja prohveti, kes kutsub nad tagasi. Nii et sisuliselt selline tõusude ja langustega ajalugu, nii nagu me näeme Iisraeli rahva ajaloos, aga tegelikult see on läbi terve kiriku ajaloo jätkunud. Nii et ma usun, et see ei ole mingi pseudoteema, see ei ole mingi karismaatikute, ma ei tea, lemmikteema, vaid see on lihtsalt reaalsus, et inimestena vahel kas siis enda elus või tervete põlvkondade jooksul me oleme vahel ära jahtunud, ära harjunud selle heaga ja siis vajame seda, et teile üles äratataks. Kas võiks siis öelda, et Eesti kontekstis selline ärkamine kui selline on ka tõusude mõõnud ja on
kaudu, keda saadetakse. Kas võib ka öelda, et Will Graham on prohvet, kes on meile saadetud? Ma usun küll, ega vaadates neid vilju siin, vaatan, kui mina eile istusin seal kõrgel, kaugel, üleval rõdul ja mul ikka silm läks märjaks, kui ma nägin neid rahva hulkasid ette minemas. Ma saan aru, et osa neist võib-olla läksid mitmendat korda ja uuendama oma otsust Jumala ees, aga ütleme, et selliseid vilju ei saa kanda, kui sul ei ole seda prohvetlikku sellist ärkamise võidmist. Et me ei pea alati seostama ärkamisjutlustajaid selliste klassikalise võib-olla Ameerika, 18. sajandi, 19. sajandi jutlustajatega, kes hüppasid ja kargasid ja kõva häält tegid ja Jonathan Edwards jutlustab seal patustest vihase Jumala käes, Jumal, kes hoiab nagu vastikut ämblikku mingisuguse tule kohaleks. See kõik on õige ja see kõik on vajalik, ma usun, õiges kohas õigel ajal, aga vaadates jällegi läbi erinevate ärkamiste ajaloo, neid jutlustajad on olnud väga erinevaid. Edwardsit ma mainisin, et Edwards oli pigem tuntud selle poolest, et tal olid paksud prilliklaasid ja ta luges manuskript jutlusi sõna-sõnalt maha suhteliselt monotoonse häälega. Ja võib öelda, et Ameerika ajaloo kõige suuremad ärkamised tulid just sellise inimese kaudu. Nii et jah, mina usun küll, et Will Graham on olnud üks sellistest prohvetlikest äratajatest, aga see, et kui palju erinevaid kogudusi on see ettevõtmine suutnud kokku tuua. Et kui siin ei ole nagu Jumala vaimu tööd, siis ma ei tea, mis asi Jumala vaimu töö on. Ja, ma olen täiesti nõus sinuga ja selle kõige keskel on üks asi veel pulbitsenud, mida tegelikult ma küsisin ka Urmas Viilmaalt, peapiiskopilt. Ja tema ütles ka, et see on justkui julgustuseks ja selliseks tugisambaks meile kristlaskonnana, ühe kristlaskonnana, 270 kogudust, kes on olnud kaasas selle üritusega siin, et kuidas nüüd peaks edasi minema? Mis on meil kristlastel kanda selles, et see ärkamine ei jääks jälle selliseks vinduvaks ja allamäge minemaks, vaid et see ikka läheks edasi üles mäge? Üks jutlustaja tõi sellise hea näite, et kui naine sünnitab lapse, siis ta ei jäta seda last sünnitusmajja, mõeldes, et kui sa oled ikkagi nüüd päriselt sündinud, et küll sa siis jääd ellu ja saad hakkama, et mine lasteaeda, siis kooli ja õpi amet ja hakka tööd tegema ja midagi sellist. Et see on elementaarne, et kui peresse sünnib laps, siis selle lapse eest alguses tehakse kõik ära. Teda toidetakse, teda riietatakse, teda mähkusid vahetatakse ja ma usun, et täpselt samad funktsioonid on tegelikult meil kogudusena, nende vaimulike laste ees, kes meile kogudustesse tulevad. Et alguses loomulikult me peame nende mähkusid vahetama ja me peame hoolitsema nende eest, nii et ma usun, et ärkamine ei ole nii-öelda selle asja lõpp. Et tegelikult mina usun sellesse, et ärkamine on otse kui surnust üles äratamine, millele peaks järgnema normaalne, loomulik, võib-olla isegi rutiinne elu. Et see ei ole nii, et kui ma nüüd olen ärkamise kätte saanud, siis kõik see on usuelu haripunkt ja nüüd on kõik probleemid lahendatud, muud ei pea tegema. Et see tähendab ikkagi palju inimeste eest hoolitsemist, see tähendab seda, et me võtame nendega ühendust, otsime neid üles, kui nad on võib-olla, ma ei tea, komistanud, kukkunud, eemale jäänud, et me toome nad tagasi uuesti, nii et ma usun, et ärkamine ühelt poolt see on suur õnnistus, aga eks see on suur hunnik tööd ka kogudusele. Just, ja nii nagu Piibel ütleb ka, et tööd on palju, töötegijaid on vähe, aga kes on meie, et mitte võtta seda vastutust just nimelt ka Eestimaal, meie riigi, meie rahva ees ja ma arvan, et see on hea mõte, millega siit täna lõpetada, kas ei ole nii? Absoluutselt, ma ei lakka tsiteerimast Jeesuse sõnu Johannese 4.34. Minu roog on teha selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetada tema töö. Et Jeesus ütleb, et mind toidab see, et ma teen seda, milleks ma olen määratud. Et see tundub nagu ebaloogiline, et kõik tööd, mida me teeme, kulutavad meie energiat ja väsitavad meid. Et tegelikult ei paista loogiline, et ma teen midagi ja see toidab mind. Aga Jeesus ütleb vastupidi, et ma teen seda, milleks ma olen määratud ja see toidab mind. Et ma usun, et see tegelikult toidab koguduse kristlasi ka, kui me hakkame tegema seda, milleks Jumal meid on kutsunud ja siis hakkab silm särama, et selline tarbijakristlus, kus me põhiliselt keskendume ainult endale ja oma vajadustele, et see ei vea kaugele välja. Ma usun, et see paneb tegelikult kogudustesse ka sellise elu sisse, kui me hakkame rohkem välja andma ja rohkem hoolitsema nende eest, kes seda vajavad. Suur tänu sulle, Allan, sinu aja eest, sinu mõtete eest ja palju õnnistust sulle ka. Aitäh! Sellised mõtted ja ma arvan, et see nagu mis siit järjest enam rohkem ja rohkem kõlab nii meie Eestimaa teoloogidelt, piibliõpetajatelt, meie peapiiskopilt, pastoritelt ja ka lihtsalt tavarahvalt ei pea ainult olema see, on mõte sellest, et me ei taha tegelikult magada. Me ei taha tegelikult jääda paigale, me tahame, et oleks ärkamine ja nii nagu me kuuleme ka, et asjad, mis tihti käivad lainetena, siis meie vastutame nende lainete eest. Need on lihtsalt väiksed kübemed nendest väikestest sädemetest, mis meile paiskavad ja tulelevad justkui lõkkele.
Ja mina usun seda täielisti, et see tuli meie sees ja Eesti rahva sees ja ma täiesti nõustusin ka Allani mõtetega, mis tema jagas ja ka piiskop Urmas Viilma mõtetega just selle koha pealt, et mina olen ka tundnud seda, et Eesti rahvas magab. Ja ma arvan, et see ei ole julgustav mõte, aga julgustav mõte on see, et kui meid puhutakse tulele taas, et siis me võtaksime selle vastutuse, nii nagu Allan ütles praegu ka, et asjad ei sünni lihtsalt iseenesest, et peab olema neid, kes võtavad vastutust, vahetame mähkusid vajadusel, kui on uued tulnud kogudusse, et me võtame vastutust nende eest. Ja see, kallid sõbrad, on see, mis siit me saame heana kaasa võtta ka. Lähme veel ülistuse juurde tagasi hetkeks ja siis vaatame, kelle me veel siit üles leiame, enne kui me õhtule tõmbame otsa peale. Weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord of all. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Lift your voices. My anchor holds within the veil. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. We wholly trust in Jesus' name. Amen. No nii, mina olen siit rahva seast läinud üles oma hea venna ja sõbra pastor Mart Oksa ja tegelikult temal on kaelas selline erinõustaja kaart. Ja erinõustajana, Mart, sa oled olnud, mis see tähendab üldse, et sa erinõustaja oled? Ma isegi ei tea, mis see erinõustaja või nõustaja vahe on, aga see tähendab seda, et ma käisin ka nende inimestega, kes otsustasid oma elu Jeesusele anda. Käisin ja olin nende kõrval seal, rääkisin, võtsin nende andmed ja sain koos nendega palvetada. Mis oli mõni eriline moment nagu selles hetkes, sest see on alati eriline hetk, kui inimene otsustab anda elu Jumalale. Aga võib-olla sellele järgneb mõni vestlus, mõni kutse kuskile, et mida meie kristlastena võib-olla saame ka teha, kõrva taha panna, et mida me üldse sellistes hetkedes, kuidas me käituma peaksime. Et kas ma peaksin kutsuma pastori, kes temaga räägib või erinõustaja sildiga inimese või ma seda ise teha?
ma arvan, et see, kui inimene on küps oma elu Jeesusele andma, et siis väga palju ei peagi enam sõnu tegema, et tulebki lihtsalt küsida, et kas sa oled valmis ja täna ma ühe venna käest küsisin ja ta oli valmis, tuli kaasa sinna ette ja läksime koos, jalutasime sinna ette ja ta andis oma elu Jeesusele ja taevas on pidu ja eile ma sain ühe vanema prouaga rääkida, kelle taga tegelikult oli nagu selline sügavam story, et ta oli just oma mehe kaotanud ja mees oli nagu kiriku inimene olnud, aga ta ise ei ole veel oma elu Jeesusega korda saanud, aga et selline lein ja meeleparandus käisid käsikäes, et väga ilus lugu jälle. Ja ma vaata seda, mis siin täna toimus, et tegelikult ei ole vaja ei hüppamist ega kargamist ega räuskamist ega karjumist. Et piisab sellest, kui üks mees võtab aega ja räägib inimestele lahti Jumala loo ja selle, et me kõik oleme patused ja vajame Jeesuse päästet. Ja tegelikult inimesed tahavad seda. Nad tahavad, et keegi tuleks ja päästaks neid ja annaks neile nende elule mõtte. Tänu Jumalale. See on nii raske nagu sellepärast, et nagu ei saagi midagi siia lisada justkui. See nagu ongi justkui kogu see point. Aga ma arvan, et see põhimõte, mis siit võiks kõlada, on see, et see otsus, mis järgneb ka, et kuhu ta läheb edasi, kuhu sa lähed kasvama, kuhu sa oma juured sead sügavale, on samuti üks väga oluline ja piibellik printsiip sellest, millest meile räägitakse ja millele meid kutsutakse ülesse. Mart, kuidas sina üldse nii Eestimaa ühe pastorina EKP Liidust mõtled ja vaatad sellele, et mis siin on sündinud, kas see on mingisugune verstapost, kas see on mingisugune finišijoon, mis on siin saanud lõpu või läheb siit midagi edasi, mis siit saab alguse? Kas on ärkamine alanud? Ma loodan, et see on üks nendest sündmustest, mis elavdab kogudusi tegema seda igapäevatööd, sest me ei saa nende sündmuste najal elada. Tegelikult, milleks Jeesus meid kutsub, on igapäevane jüngerlik eluviis, et nüüd iga koguduse liige saab võib-olla ka siit natuke särtsu, nähes neid inimesi, kes seal ees olid, kes andsid oma elu Jeesusele, et siis minna ja kuulutada ka oma tööl, kui neid sündmusi ei ole, ja rääkida neile seda sama evangeeliumi, mida siin täna jagati nagu sadadele ja tuhandetele. Et tegelikult meid on igat ühte kutsutud, absoluutselt igat ühte, kes me tunneme Jeesust, kutsutud tegema seda sama tööd, mida täna Will tegi meie eest ära. Et ma loodan küll, et see elavdab kristlasi samamoodi nagu ta andis täna uue elu. Jeesus andis uue elu nendele inimestele, kes siin ette tulid. Ja minu sõnum oli neile, kellega ma sain palvetada, et nüüd ära jää nagu siia. Et mine lõpuni välja koos Jumalaga ja anna kõik talle üle. Et ta saaks sind hakata kasvatama ja kujundama sinust selle Jeesuse järgija. Et ära jää selleks uskujaks, vaid saa järgijaks. Amen. See on hea mõte, millega lõpetada. Aitäh sulle, Mart, õnnistatud õhtu jätku. Aitäh, Karl. Ära jää pelgalt uskujaks, vaid saagu sinust ka järgija. See on hea mõte, millega minna siit sellele ülistusele veel ühe korra üle, enne kui me tõmbame otsad kokku siin Tondiraba jäähallis, nii et lähme kuulame veel ülistust ühes koos ja mõtleme sellele mõttele, millele Mart Oksa meid juhtis. Praise his name. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new now. Life begins with you. It's your endless love. It's your endless love pouring down on us. You've made us new. You have made us new now. Life
begins with you. Life begins with you. Life begins with Him. Amen? We're free. Free. Forever free. It's in the book of Isaiah. It's in the book of Revelation, where the angels around the throne sing to God that He is holy, holy, holy. Pyha, Pyha, Pyha. Not just once, not just twice, but completely, totally, utterly, Pyha. There is no one like Him. There is no one like Him. And not only is our God completely unique, completely Pyha, but He is Pyha Igavesti. Yeah? Igavesti. Let's sing to our holy, Pyha God. Rõõm, kallid sõbrad, oleme tulnud ülistusest taas siia ja leidnud üles ühe erilise inimese. Üks ema ma tahan öelda eriliselt tere sulle ja kas sa saaksid korraks tutvustada, kellega koos sa siin oled ja kes sa ise selline oled? Mina olen Helen Lokuta ja ma olen Valgustee kogudusest. Tavaliselt ma olen ise ülistana laval, aga täna ma olin saalis ja minu suureks rõõmuks oli minuga kaasas minu tütar Elisabeth. Ja tema võttis täna sellise vastuse ja leidis oma elus, et ta võttis Jumala vastu. Ta läks ette palvele. Kas sa tahad ise ka rääkida? Ei taha, ta ise ei taha rääkida. Aga see oli minu jaoks suur rõõm ja iga ema, ma arvan, et unistab ja palvetab selle eest, et tema lapsed võiksid saada päästetud ja täna oli minu tütrekese suur sündmus elus. Suur rõõm. Ja suur rõõm ka sinu pärast, Elisabeth, et sa oled selle otsuse vastu võtnud ja ma tahan sulle öelda, nii nagu need meie vaatajad teavad ka, see on parim otsus sinu elus, kallis Elisabeth. See on parim otsus, mida sa oled üldse teinud ja saad tegema ja vot, emaga koos me rõõmustame siin ja taevas on pidu sinu pärast täna. Ja ma tahtsin just öelda, et mulle väga meeldis, et nad olid valmistanud eraldi ka laste jaoks raamatud ja paketid ja see, et lapsed tulevad ja annavad oma elu Jumalale, see on lihtsalt väga oluline, et ma seda ütleme, et mitte ainult täiskasvanuna me ei saa Jumala poolde tulla, vaid nagu Jeesus on öeldud, laske lapsukesed minu juurde tulla ja sellest meie süda rõõmustab. Aitäh, Helen, aitäh, Elisabeth, suur rõõm teie üle ja olge väga-väga õnnistatud. Aitäh sulle, Karl. Tšau! Tšau! Ma teadsin, ma saan ühe sõna. Ja vot, sellised asjad on need, mis on siin sündinud ja mis saavad verstapostiks inimeste eludes, nende momentides ja selle kõigega. Veel viskame pilgu ülistuse saali, enne kui me tõmme otsa kokku siin samas Tondiraba jäähallis, nii et ülistame veel ühes koos ja naudime seda, mis siin toimub. And the angels cry. Sing it. Our creation cries. You are lifted high. Hear your people sing. Sing it, Esty. To the King of Kings. You will always bring your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name, for it stands above them all. Sing it again, your name is the highest, your name is the greatest.
Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name, it stands above them all, and the angels cry. Sing up. Creation cries. You were lifted high. Hear your people sing. To the King of Kings. You will always be. Just your voices now. And the angels cry. Sing it. All creation cries. You will always be. Glory to God. Sõbrad, mul on kohutavalt kahju teile öelda, et festival Lootuse aeg on lõppenud. Aga mul on rõõm teile öelda, et elu, millel on eesmärk, elu, mis on täis lootust, jätkub, sest me oleme kohtunud kellega? Jeesusega. Me oleme kohtunud Jeesusega ja temaga koos elu on täis lootust. Ja nüüd me tahame palvetada veel üheskoos, et sa võiksid minna Jumala rahus ja Jumala õnnistuse all, et Jumala käsi oleks sinu elu peal. Ja mu armas vend, kallis, ta on isa, ta on vanaisa, Leevi Reinaru, palvetab meiega koos nüüd. Issand Jeesus Kristus, tänu sulle, et sina läkitasid siia maailma oma jüngrid evangeeliumi rõõmusõnumit kuulutama. Ja see rõõmusõnum on jõudnud meieni. Ka täna oleme sellest osa saanud. Täname sind sõprade eest, kes on meile selle võimaluse kinkinud, teinud ohvrit, näinud vaeva, selleks, et meie jagaksime seda edasi sinu armu ja abiga. Me kanname sinu ette Will Grahami, tema perekonna, tema kaastöölised ja kõik, kes selle tööga on seotud. Sina tead seda maailma, kus me elame ja töötame ja me palume, anna neile julgust, pane nende üle oma kaitse ja vari, et nad võiksid olla hoitud, et paigad, linnad, riigid oleksid avatud, kus nad sinu riiki kuulutavad. Aga anna meile ka julgust ja jõudu anda oma panus, et see töö, mis sa oled meile kinkinud, me võiksime seda edasi jagada oma kogudustes. Et see järeltöö, et see oleks suure armastusega tehtud kõigi nende vastu, kes on oma otsuse teinud ja tahavad Jeesust järgida. Tänu, austus, ülistus ja kiitus olgu sinu nimele. Ja sõbrad, nüüd palume nende sõnadega, nagu on Jeesuse järgijad palunud 2000 aastat. Ja me võime üheskoos öelda, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev
ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Mingem Jumala rahus. No nii, kallid sõbrad, nagu te on näha, lootuse aeg festival on saanudki ametliku lõpu. On ülistus tõmmatud ots kokku, on saalist inimesed väljumas, inimesed siit meie selja tagant väljuvad ka. Ja vot, tahaks nagu tulla selle juurde, et kas nüüd nagu ongi kõik või? Lähmegi koju, panemegi eetri kinni ja ei olegi enam mitte midagi. Ei, vastupidi, alati on midagi veel. Ja sellepärast mul on hea meel tervitada siin Ärkame 2025 tiimi liiget Martin Liimandit. Kuule, mis nüüd edasi hakkab saama? Kui ma pean mõtlema, lähen siit ära, lähen nukrutsen kodus, midagi polegi oodata enam või on midagi oodata? Tere, Karl. Jumalalt on iga päev oodata midagi ja meile tuleb selline üritus Ärkame 2025 ja see on selline evangeelne üritus, kus on oodatud kõik, kes otsivad Jeesust, kes on juba usklikud, kes tahavad eespalvet ja tuleb sülge ärkamisnädal. Et me valmistume selleks ja see hakkame, see on 13. november on esimene teenistus, see on ka nii-öelda tavaline TTT teenistus, kus on tunnistusi, kus on ülistust, kus on eespalve lõpus, et selline tore nagu... Kus see toimub? Toimub Eesti Näituste messikeskuses, see on Tallinnas ja oled väga tere tulnud, kes sa vaatab praegust meid. Me ootame, Jumal teeb midagi, TTT kunagi ei tee imesid, TTT ei tee mitte midagi, aga Jumal teeb ja meie usume ja Jumal sõnas kirjutab, usku, et saadavad imeteod ja meie läheme selle peale välja. Aga ma tean seda, et tegelikult see on ainult üks osa, eks ole, sellest nädalast, sest et see programm läheb siin pikemalt edasi ja erinevatel päevadel. Mis kell siis, kus need täpselt toimuvad? Kas need kõik toimuvad seal Eesti Näituste messikeskuses Tallinnas? Jaa, kõik on Eesti Näituses, see on niimoodi, et neljapäeval on 18.30 algusega, see on TTT õhtu ja siis on reede õhtu on väga eriline selle teenistus, noorte teenistus, noored ise korraldavad ja meil on noorte tiim, et mitte meie see põhitiim, aga ütleme noorte tiim teeb seda ja see on väga kihvt õhtu, et meil teeb ülistusöö, et noored tulevad kokku, neil jagavad evangeelist sõnumit, ülistavad ja see üritus võib lõppeda 3 öösse, et meil on nii-öelda maja on vaba ja et oled väga teretulnud ka, et ja see ülistus on võimas. Halleluja, vinge. Ja laupäeval on laste perepäev, see on kell 12, siin on oodatud kõik nii-öelda kuni 12 vanuses lapsed, vanematega muidugi ja see on ka koht, kuhu lapsed saavad võtta kaasa oma naabrilapsi, kes muidu kirikusse ei tule, aga see on ka võimalus, juheikoor on seal, batuudid, jagame seal suhkruvati ja snäki osa on, nagu ikka lastele peab olema ja see on selline ka tore nagu nii-öelda lastepäev eraldi mõeldud ja laupäeva õhtu on meil evangeelne teenistus jälle, TTT nagu jälle ülistused, tunnistused ja see on kell 5. Ja pühapäeval on ühine jumalateenistus kell 11, kus on praegust liitu 25 kogudust on, kes toovad oma teenistuse suurde meie messikeskusse. Aga et see on kõik oodatud ka teiste koguduste liikmed, mitte nii ainult need, kes on registreerinud, et on väga tere tulnud ja õhtu viimane kirstordil on Kruksi taas kokku tulemine ja see on kell 5. Võimas. Jah, et meil on muidu, kui sa tuled tühja kõhuga, meil on seal kohapeal on kohvik ja nii-öelda, et meil on seal palju, ma arvan, see tuleb väga tore aeg, et ole kohal ja palveta ka selle ürituse ära, et Jumal teeb midagi. Ma usun, et kui meie astume usus välja ja midagi võib juhtuda erilist seal koha peal, et ma ise väga südames igatsen, et midagi sellist sünniks. Võimas, Martin. Ja selle koha pealt ma lihtsalt tahan viimase asja veel küsida, et seda infot on nagu nii palju, et kui see mulle nagu kõik nagu meelde ei jäänud või ma ei jõudnud kirja panna, et nagu kus ma seda saan kõike teada ja lugeda, et novembris siuke asi toimub? Ja see on ärkame.ee, võite kõik info on olemas, koosolekud, otseülekanded YouTube'ist, et aga muidugi parem on see, et kui tuleb kohale. Suurepärane. Aitäh sulle, Martin, ja õnnistatud õhtut. Jah, tore. Vot.
kallid sõbrad, selline üleskutse teile, nagu näha, rahvas liigub siit koju õnne täis, rõõmu täis, ärkamist täis, halleluja. Ja täpselt selle tulega lähme ka meie, olgu teil õnnistatud tulevane nädal, tulevane kuu, tulevane ükskõik mis. Ja et kõige rõõmsamad oleksime meie nende üle, kes on oma elu andnud Jumalale ja me teame, et need on mitmed sajad inimesed läbi selle Billy Grahami assotsiatsiooni, kes siin käis Eestis ja loodetavasti muidugi tulevad ka tagasi siia uuesti. Kallid sõbrad, Tonniraba jäähallist soovime teile ilusat õhtu jätku ja head ööd!